Ma tahaks seda lemmikerakonna poolt hääletada, aga ma ei jaksa valimisjaoskonda liikuda. Kui oleks ainult mõni lihtsam viis, hääletada majast lahkumata. Vali läbi veebi. Eestis on e-valimiste võimalus, mille tehniline lahendus on riigi infosüsteemide projekt nimega IVXV. Aga kuidas ma saan seda usaldada? Ma ei näe ju, kuhu mu hääl läheb. Kuidas ma tean, et keegi seda ei muuda? See süsteem on sama usaldusväärne kui pabersedel. Iga e-hääl on digitaalselt allkirjastatud. See tähendab, et enne kui hääl saadetakse serverisse, kinnitad sa selle oma ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil. Digitaalne allkiri on nagu su enda allkiri paberdokumendil, ainult, et seda on võimatu võltsida. Selle abil saab riigi valimisteenistus tõestada, et iga hääl pärineb päris inimeselt, kellel on hääleõigus. Kui hääl on allkirjastatud, pakitakse seda B-doc konteinerisse, mis on sama formaat, nagu kasutatakse e-allkirjastatud dokumentides. Igal häälefailil on 2 osa, välimine ja sisemine ümbrik. Välimine sisaldab su allkirja ja metaandmeid, näiteks ajatempel ja kontrollsumma. Sisemine ümbrik sisaldab krüpteeritud ja peidetud häält, nii, et keegi ei saa seda lugeda. Süsteem tuvastab igasuguse muutuse failis kohe, mis järel katkeb allkiri ja hääl muutub kehtetuks. Kõik need failid salvestatakse turvaliselt valimisteenistuse serverites, millel on ligipääs ainult volitatud ametnikel ning sõltumatutel auditoritel. Aga häkkerid, nemad võivad ju vaadata, mida ma arvutis teen ja näha, kelle poolt ma hääletan. Hääl on krüpteeritud juba enne, kui see interneti läheb, mis tähendab, et valik pakitakse matemaatilisse koodi, mis saab hiljem dekodeerida vaid valimiste süsteem. See toimub sinu arvutis, mitte serveris. Sisemine ümbrik on sinu valik ja see krüpteeritakse Elgamal algoritmiga, mille võti asub turvalises seadmes valimiskomisjonil. Välimine ümbrik sisaldab ainult allkirja ja metaandmeid, mitte sinu valikut. Kui hääletuse periood lõpeb, kogutakse need kokku. Siis algab anonüümimise protsess ehk välimine ümbrik eemaldatakse ja hävitatakse. Alles jäävad ainult metaandmedeta siseümbrikut. Selles hetkest alates ei ole enam võimalik seostada ühtegi häält konkreetse inimesega. Nii tagatakse hääletaja anonüümsus. Aga mis siis, kui ma eksin ja ma tahan uuesti hääletada? Või keegi hääletab minu eest? E-hääl saab anda mitu korda. Ainult viimane hääl jääb kehtima. Kui keegi hääletab sinu eest, näiteks kontrollib vanem või sõber, saad sinna lihtsalt ise uuesti hääletada ja eelmise hääle kehtetuks muuta. Süsteem kustutab alati valimisperioodi lõpus kõik varasemad hääled, mis on sama inimene saatnud, jättes ainult viimase hääle. Ja kui sa soovid, saad valimispäeval minna päriselt jaoskonda ja anda pabersedeliga hääle. Sel juhul tühistatakse sinu e-hääl automaatselt. Jääb ainult füüsiline hääl, mis tagab valijavabaduse. Nii, et keegi ei saa sundida inimest valima kandidaati, keda ta ei soovi. Pärast hääletusperioodi lõppu lähevad anonüümsed hääled edasi Mixneti. See on süsteem, mis segab hääled juhuslikus järjekorras ja krüpteerib need uuesti, et ei oleks võimalik jälgida, kust mis hääl on tulnud. Isegi server, mis neid hääli loeb, ei saa. Kui segamine on tehtud, avatakse hääled komisjoni võtmega ja loetakse kokku. Kõik sammud salvestatakse ja neid saavad kontrollida sõltumatud eksperdid ning rahvusvahelised audiitorid. Hästi, veesite mind ümber. Ma proovin ära. E-valimine toimub veebilehelt allaaetavas rakenduses. Avad rakenduse, logid sisse ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID-ga, valid kandidaadi ja süsteem loob häälefaili. Sa allkirjastad selle digitaalselt ja saadad valimiste serverisse. Kui soovid, saad oma häält veel üle kontrollida. Selleks on eraldi kontrollrakendus, mis loeb QR-koodi ja kinnitab, et sinu hääl salvestus täpselt nii, nagu sa tahtsid. See töötab eraldi telefonis või tahvelarvutis, et keegi ei saaks sinu arvutit jälgida. See oli üllatavalt lihtne. Ja kui ma tahan, ma saan veel üle kontrollida. Mul on vaja lihtsalt telefoni äpiga QR-kood skännida ja ma näen, kelle poolt ma hääletasin. Nii saabki väike Illimar anda oma hääled turvaliselt, kiiresti ja anonüümselt kodust lahkumata. Ainult tema saab enda eest hääletada. Hääl ei saa muutuda märkamatult. Mitte keegi ei näe, kelle poolt ta hääletas ja iga samm on kontrollitav ja auditeeritav. Dan, on või? Normaalne? Ma tahan enda lemmikerakonna poolt hääletada, aga ma ei tea, keda valida. See oleks päris õppe küll. Nii saabki tõesti, esimene sõna juba. Sorry, kütid. Sisemine ümbrik on sinu valik ja see krüpteeritakse. Oh my god. Ei Jamal või? Elgamal. See on L.
see on süsteem, mis segab hääled juhuslikus järjekorras ja krüpteerib need uuesti, et ei oleks võimalik jälgida, ma ei näe teksti, millel on ligipääs ainult volitatud ametnikel ning sõltumatul viimase sõna peal